las nad olla. Mul ka autos on. Hakkame peale või? Kas me võime alustada? Ei või. Nüüd võime alustada. Kui tehnika jumal lubab. All right. Tere päevast kõigile. Me hakkame siis peale siin vist, kui ma õigesti järge pidasin, siis tänase päeva teise aruteluga sellel laval. Ja selle arutelu keskne küsimus on, kas Eesti on M-hääletamiseks valmis. Ja seda me siis 1,5 tundi siin kavatseme rääkida. Mina olen Henrik Roonemaa, ma juhin seda arutelu, kirglik E-hääletaja ja tõenäoliselt oleksin ka siis kirglik M-hääletaja. Nii et häälestus on algatuseks positiivne. Ma tutvustan meie panelistid ka teile ära. Meil, kui ma hakkan siit endast vasakult minema, Luukas Ilves, MKM-i digiarengu asekantsler. Tere! Tervist! Tema kõrval on Oliver Kask, kes on Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Tere! Tere! Tema kõrval on Tarvi Martens, kes on e-hääletamise süsteemi looja. Tarvi, tere! Tere! Tema kõrval omakorda on Mihkel Solvak, kes on Tartu Ülikooli kaasprofessor. Tere! Tervist! Ja meie rivi lõpetab Sven Heiberg, kes on M-hääletamise arendaja, esindaja ja see ettevõte on Smartmatic Kybernetica. Tere! Tervist! E-hääletamise ja M-hääletamise vahe. Ma ütlen praegu oma sõnadega, et mitte teie õhku raisata. Kui ma õudselt puusse panen, palun keegi öelge, et tõstke käsi, et see ei ole nii. E-hääletatakse arvutiga, M-hääletatakse M-seadmega ehk mobiilseadmega. Sven peab sinu käest küsima. Sa vaatasid sellise näoga, et ma küll proovisin lihtsa küsimusega alustada. Aga on nii või? M-hääletamine on siis mobiilne. M-hääletamise all me peame silmas hääletamist nutiseadmega, et kas Android või iOS, et e-hääletamine, nii nagu me teda täna tunneme, et see toimub laptopi või lauaarvutiga Windows, Linux, Mac. Okei, tahvlid lähevad ka sinna M-i alla või lähe iPadid ja Androidi tahvlid? Tahvlid lähevad ka sinna M-i alla. Okei. Mis seisus see projekt täna on? Seda on räägitud tegelikult väga mitmeid aastaid, et äkki teeks, äkki ei teeks, kas peaks tegema, miks peaks tegema, kas üldse saab teha, kas on turvaline, kas on võimalik, eks. Vahepeal räägiti, et äkki peaks ka selle e-hääletamise kinni panema, seda siiamaani ei ole tehtud. Selline edasi-tagasi nagu nügimine käib seal, Sveni ettevõte teeb täna ikkagi tehnilist lahendust sellele. Ma võiks võib-olla Oliver sinu käest küsida, sina oled valimiskomisjoni esimees, sinu käe alt peab kogu see värk nagu lõpuks läbi minema. Mis seisus see asi on? Kas me otsime täna sellist proof of concept'i, proovime tehnilist demo teha või me tegeleme ikkagi nagu päriselt täna sellega, et me arendame seda süsteemi ja oleme surmkindlad, et see nüüd lähemal ajal ikkagi ka tuleb? Surmkindlad selle süsteemi tulekus me täna ei ole. Selles mõttes see tehnilise poole töö ilmselt on päris kaugele jõudnud. Sven ilmselt oskab lähemalt rääkida. Raha on riigieelarves selle jaoks juba päris ohtralt eraldatud, et töö selle programmi tehnilise poole kallal käib päris jõudsasti. Õigusliku poole poolt elektrooniline hääletamine, mis on siis valimisseadustega ette nähtud, ei näe täpselt ette, milliste seadmetega, kuidas see aset peab leidma. Küll aga näeb ette hulga riski maandamise viise, mehhanisme ja siis ütleme selline täpne tehniline korraldus, see milliste süsteemidega kuidas, see on otsustatud Vabariigi valimiskomisjoni otsusega.
praegune see õiguslik pool, praegused kehtivad otsused M-hääletamist ei võimalda. Vabariigi valimiskomisjoni arvates eeldaks aga M-hääletamine just nende teistsuguste riskide tõttu, ma ei ütle, et suuremate riskide tõttu, aga teistsuguste riskide tõttu seaduse muutmist. Selles osas kõikide ametnike seas üksmeelt ei ole, ka valimiskomisjoni liikmete seas päris üksmeelt ei ole, aga vähemalt sellist poliitilist laiapindset kokkulepet eeldab see igatahes, et isegi kui see otsus teha Vabariigi valimiskomisjoni tasandil. Aga jah, see õiguslikult praegu see võimalik ei ole. Vaatame, kuidas see tehniline pool riskide maandamine hakkab välja nägema, selle põhjal saame otsuseid teha. Aga kuskil seaduses või määruses ei ole kirjas, et hääletada, et e-hääletamine käib Maci, Windowsi ja Linuxiga või? Kui täpselt see seal kirjas on? Macist, Linuxist, Androidist, Windowsist, Microsoftist, Google'ist kellestki midagi ei räägita, selles mõttes see on pigem just see tehnilise poole küsimus, kus saab seda rakendust alla laadida, mis seda takistab. Võib-olla seal tehnilistes nõuetes on vähe täpsemalt, aga seal ka otseselt neid opsüsteeme ära ei nimetata. Okei. No Sven, te tegelete selle tehnilise poolega, eks see siin parandamine oli see umbes kuu tagasi, võib-olla isegi rohkem, kui mingisugused screenshotid juba liikusid, et näete, et umbes selline võiks hakata olema. Mis kaugele te olete jõudnud? Nii, ma kõigepealt klaarin seda, et siin selle tehnilise poole arendamisega me tegeleme tõesti juba selle aasta algusest ja juhib seda tegemist Cybernetica aktsiaselts, keda toetavad siis erinevates nii-ütelda faasides ka teised ettevõtted, kaasa arvatud siis Smartmatic Cybernetica. Et selle tegemise käigus me alustasime kõigepealt nii-ütelda kasutajaliidese prototüübi disainist ja samamoodi ka tehnilise lahenduse prototüüpimist, et meie enne jaanipäeva Androidil juba saime M-hääletada. Teil olid mingid oma valimised, mida te hääletasite? Testima ju peab millegagi, eks ole, et see, mida täpselt, see ei ole nüüd oluline, et ja hetkel on see seis selline, et tõesti, et kuna meil on ühelt poolt siis see planeeritud kasutajakogemus, teiselt poolt see tehnilised riskid maandatud selle näol, et meil on töötab prototüüp, siis praegu toimub nendest kahest selline lõplike rakenduste poleerimine ja selle käigus ka igasuguste selliste külgnevate küsimuste lahendamine, et kuidas need rakendused publitseeruvad, kuidas neid seadistatakse ja kõik muu selline nii-ütelda mittefunktsionaalne. Aga see nii-öelda torude ja juhtmete pool, mis seal taga kõik on, eks selle kasutajaliidese pildi taga, kuidas seal antakse, krüptitakse kinni, lahti, liigub sinna, läheb arvesse, see on nagu kõik olemas teil? See oli Androidi korral jaanipäevaks nii-öelda purgis ja iOS-i korral paar nädalat peale jaanipäeva. Okei. Lukas, sa oled MKM-ist, valimised on nagu selline väga lai teema, vist tõenäoliselt mitmed riigiasutused ja ministeeriumid korraldavad seda. Kui palju seal MKM-i sellist käppa sees on, kui palju see on sinu teema riigiaparaadis ja kui palju see ei ole? No eeskätt on see minu teema tänu sellele, et RIA ehk Riigi Infosüsteemi Amet tänu RIA rollile valimiste korraldamisel, mitte ainult e-valimiste, aga ka pabervalimiste, sedelvalimiste korraldamisel, kus on taga väga palju tarkvara IT-d. RIA on täna kõikide valimiste nii-öelda IT-asutus, IT-kontor, tagab ka valimiste küberturbet ja meie omakorda korraldame RIA tööd ja RIA eelarvet. Aga üldiselt, miks on see diskussioon väga oluline? Ja kuidas mina selle otsa vaatan, on see, et minu A ja O on kasutaja. Ehk see, et avaliku sektori teenused, riigi teenused oleksid kasutajale mugavad, kättesaadavad, me oleksime seal, kus kasutaja on. Ja täna, eks ole, paratamatus on see, et kasutaja on mobiilseadmes ja kõikide e-teenuste puhul on meil selline mitmeaastane väljakutse, kuidas liikuda mobiilseadmetesse ja sealt edasi võiks kunagi arutada, kuidas me ka metaversumisse ja teistesse kanalitesse liigume. Aga eks ole, tulles tagasi praegusele arutelule, siis meie väljakutse valimiste puhul on see, et meil on ühelt poolt soov tagada, et valimised oleksid võimalikult kättesaadavad kõikidele
juba seal on e-valimiste olemasolu väga suureks varaks ja eelis, mis meil on võrreldes kõikide teiste maailma riikidega, aga täna on meil väga olulisi segmente, kus lauaarvuti kasutamine vaikselt hääbub ja paradoksaalsel kombel need ei ole ei vanad ega noored, vaid just vanad ja noored, eks ole, et kui me vaatame kõige nooremat valijaskonda ja tarbijaskonda, siis nemad on harjunud just nutiseadmes elama, aga teiselt poolt on meil just paljud eakamad inimesed, kel võib olla kodus laste poolt enda ostetud tahvelseade, kelle põhiline kokkupuude, eks ole, arvutiga on suhtlus lastelastega või meelelahutus ja kel ei olegi enam täna kodus seda lauaarvutit. Mihkel kindlasti räägib pikemalt, aga uuringud näitavad, et juba täna tõstaks M-valimiste olemasolu valimiste osalust 2% võrra, see ei ole veel massiline, aga me vaatame neid trende, kuidas lauaarvutite omamine vaikselt ära hääbub. Täna on mul ka mul on isiklik lauaarvuti kusagil otseses mõttes kapis, mul on tööl lauaarvuti kodus, ma muidu kasutan tahvlit. See trend on selline, et kui me ei liigu M-valimiste juurde paari aasta pärast, ei ole me enam kasutajate juures. Ja me räägime kohe nendest õiguslikest nüanssidest detailsemalt, aga kõige olulisemalt tõi meil tegelikult Oliver juba välja. Seadus räägib sellest, et e-valimised on interneti teel hääletamine arvutiga, see on internetiga ühendatud arvuti. Ja lõpuks see küsimus, kas see opsüsteem on iOS või macOS või Windows, seal on nüansse turvamudelis, mil võib-olla omakorda mõjusid seadustele, aga olemuslik vahet seal ei ole. Ehk et see hüppe või see muutus, millest me räägime, see ei ole mitte kuidagi võrrelda sellega, et me 2004-2005 otsustasime, et nüüd on meil e-hääled. See on raske keeruline poliitiline otsus, me peame ära käima Riigikohtus ja kinnitama, et see kõik on põhiseaduspärane, midagi sellist praegu liikudes e-valimistest M-valimistel ei tohiks olla. Mihkel, kuidas siis on sellega, kas M-valimiste tulek viiks Eesti hääletusaktiivsuse sinna Põhja-Korea kanti 90% juurde ja enamgi või? No õnneks mitte, et siis võiks juba kahelda, et kas meil on vabad valimised, aga ma arvan, et ta natukene tõstaks küll, sest esiteks, kui me vaatame, milline on see juurdepääs, siis nutiseadet siin kuni 45-aastast seas 100% ja seal 75+, seal on ka viimastel andmetel kuni 60% tegelikult on juurdepääs. Kui me vaatame, kuidas seni näiteks, see tuleb ilmselt, see on ju mobiili-ID-d, on vaja võib-olla Smart-ID ka on ju, seda saab ka natukene arutada siin veel. Aga juba viimastel Riigikogu valimistel kasutas mobiili-ID e-hääletamiseks seal 1/3 valijatest on, nii et tegelikult see on juba massiivselt kasutusel, et inimesed juba hääletavad, kasutavad seda nutiseadet küll siis identimiseks on ju. Ja kui me vaatame neid osakaalusid seal ka mittevalijate seas, keda meil ikka veel on ju, sealt see mõju valimisosalusel tuleb, siis ega nende seas on need osakaalud sama suured, et juurdepääs seal keskmiselt on üle 90% ja ma julgeks pakkuda, et see mobiili-ID kasutamine ka tegelikult samas suurusjärgus. Nii et ega neid vist praegused valimisvõimalused aktiivselt takistanud ei ole osaleda, aga osal seltskonnal, ma arvan, tegelikult see motiveeriks ikkagi, sest see läheb siis veel kraadi võrra lihtsamaks jällegi seadmesse, mida nad siis igapäevaselt tööiselt või kodus kasutavad, nii et mingi tõus seal kindlasti tuleb. Tarvi, sina oled selle e-hääletamise süsteemi looja ja mul on küll jäänud väga tugev tunne viimaste aastate jooksul sinu ülesasteid ja ka niisama sinuga vesteldes, et sa pigem nagu ei ole kogu selle M-hääletamise värginduse poolt. Kas mul on jäänud enam-vähem õige mulje või ütleme, et vähemasti sa oled üsna skeptiline olnud selle suhtes, mitte kohe kahe käega poolt, et jess, lähme tegema? Sa oled õigesti aru saanud ja ma võib-olla alustaks sellest, et kui Luuks ütles, et kõige tähtsam on siis kasutaja kogemus, siis võin tõesti pikaajaliselt olnud selle teemaga seotud, 5 aastat tuleb täna, et tegelikult on number 1 on selle süsteemi turvalisus. Sest kui sa e-hääletamissüsteemiga kuskile puusse paned, siis kantakse asi maha ja seda on juhtunud maailmas korduvalt ja korduvalt. Ja siis maetakse see teema vähemalt dekaadiks või 8 vaiba alla, nii et siin on nagu umbes sapööri värk, et saad ühe korra eksida ainult. Ja sellest lähtudes on kogu seda süsteemi ka nagu aegade jooksul arendatud. Ma praegu võib-olla ei tahaks sinna minna, et
et küsida, et mis probleemi me selle M-hääletamisega lahendame ja kust tulevad need arusaamad, et inimestel ei ole arvutitele juurdepääsu. Jah, nutiseadmete osakaal tõuseb, aga tõuseb ka lauaarvutite osakaal. Aga ma saan aru, et sinu mure nagu number 1 on mitte, et sa vihkaks telefoni, vaid et see süsteemi turvalisus on see, mis paneb sind pigem kahtlema selles. Ma kohe jõuan sinna, eks ole. Meil on praegu, jah, ma ütlen, et need teemad, mis me võiksime läbi käia, on see, et iga järgmine platvorm, kust hääletada saab, see on ekstra arendus, ekstra kulu, seda peab ülal pidama, seda peab toetama, eks ole. Et küsides, et me oleme vaatanud aastaid ja aastaid, et Linuxi kasutajad on 0,5%, aga me ikkagi toetame, paneme sinna eraldi raha. Ja peaks küsima, et mis probleemi me lahendame, et kas tõesti me lahendame nüüd siis, et inimesed ei ole võimelised 6 päeva jooksul nagu arvutit kasutama, ma nagu ei osta seda väga palju ära. Aga fundamentaalne probleem on siin selles, et see seade, millest sa hääletad, olgu siis ütleme, et arvuti, jah, siis see arvuti ei ole, selle turvalisust ei ole võimalik kontrollida süsteemil. Hääletaja arvuti või seade, millest hääletab, see on kõige nõrgem koht. Ja kui seal on süsteem ära bussitud, on seal mingi kuri trooja või asi, kes sinu hääle ära muudab või mida iganes, nii et sa arugi ei saa, siis on väga halvasti. Ja kui see ründe on väga laialdane, siis see juba tähendab e-hääletamise tulemuste tühistamist, mille järgi on algusest peal olnud ka seadusjärgne võimalus. Ja seda ei taha nagu vist keegi oma halvimaski unajanavast näha. Nüüd, aga turvalisusele, jah, veel kord, kui meil on arvuti, siis seal võib olla viirus sees, kes sinu häälega manipuleerib või üldse peidab ära, et ei saada. Ja meil on nüüd olnud 2011 on olnud niisugune suurepärane võimalus kontrollida, kas su arvuti käitus hästi või mitte. Ehk siis see on seesama QR-kood, mis tuleb hääletamise lõpus ja siis sa võtad oma nutiseadme, kus on teine rakendus, kontrollrakendus ja siis sa vaatad, kas sinu hääl jõudis õigesti kohale. Ja need on erinevad seadmed. Need on erinevad seadmed, see fundamentaalne ongi selles, et 2 seadet korraga nakatada on väga raske. Võimalik, aga väga raske. Ja nüüd meil on see teema olnud laualt maas, see oli minu jaoks kogu aeg selle süsteemi kõige nõrgem koht, et me ei saa nagu pakkuda kasutajale võimalust kontrollida, et kas tema hääl jõudis kohale. Nüüd on see maas. Nüüd, kui me hakkame nüüd siis nutiseadmega hääletame, millega me siis seda kontrollime? Võib-olla peaks Sveni käest küsima, kui te hääletasite seal suitsuvorsti ja lastevorsti vahel või ma ei tea, et millega te kontrollisite, et kas läks õigesti? Me kontrollisime teise nutiseadmega. Okei, nii et ma lähen sõbra, lapse, abikaasa juurde ja ütlen, et kuule, laena mulle oma telefoni, et ma tahan oma häält kontrollida, niimoodi. Jah, täpselt sedasi kontrollisime. Okay. Selles mõttes, et see ütleme, on olnud nende arenduste eel üks selline teravamaid küsimusi, et kui me nii-ütelda pakume välja uue kanali hääletamiseks, siis me peaksime sellele välja pakkuma ka nii-ütelda kontrollimise mehhanismi ja võimalust. Ning seesama, mida Tarvi välja toob, et meil tegelikult on olnud nii-ütelda nutiseadmetel roll valimiste juures juba aastast 2013, et see, ütleme, nüüd siis nii-ütelda hägustub. Et täna see tehniline lahendus, mida me välja töötame, see eeldab seda, et seda M-hääletamise tulemust saab kontrollida samal moel nagu praegu e-hääletamise tulemust ning see on natukene ka nii-ütelda sellist protokolli arendustööd nõudev, et tekitada neid viise, kuidas me seda nii-ütelda nutiseadmes antud häält saaksime kontrollida ka ilma teise nutiseadmeta. Aga siin säilib alati see keerukus, et see kontroll ja hääletamine peavad olema üksteisest mingil moel sõltumatud, ehk siis siin jääb alati kehtima
kas mitme erineva seadme nõue või siis nõue mingisugusest informatsioonist, mis liigub mingit olemuslikult teist kanalit pidi, näiteks paberil, nagu on olnud... Hääletan mobiiliga, saan 3 päeva pärast tuleb ümbrik postkasti, et palju õnne, hääletasite selle ja tolle poolt. Ekstreemsuseni viidud näide, aga sellisena tegelikult, ütleme, väljaspool Eestit katsetatud individuaalse kontrollimise protokollid on sageli ka töötanud ja töötavad tänagi. Mis on faksi näiteks? Saad enne hääletamist ühe nii-ütelda bülletääni, kus on sinu spetsiifiline informatsioon ja hääletamise järel saad SMS-i telefonile ning siis nii-ütelda kontrollid sealt kataloogist ja vaatad, kas oled nii-ütelda rahul või mitte. Ja kas see kõik okei? See, mis Sven räägib, kas see võtab selle hääletamise kontrollimise teema nagu maha või ei võta? Tarvi ütleb, et ei võta, ma arvan. Ei, no... Sõbra telefonist võib kontrollida ja mis selles halba on? Jah, no just, nüüd küsime seda, et kas inimesel on rohkem kaks telefoni või on tal üks arvuti, kumba tal rohkem on, eks ole, või nojah, ja siis sõber saab ka teada, kuidas sa hääletasid. Seisab selja taga. Okay. Oliver, sa tahtsid kommenteerida? Tarvi võtab sõnad suust. Selles mõttes see põhiline probleem just ongi, et vähestel inimestel on 2 nutiseadet, et ühega kontrollib, teisega hääletab. Et valik, et sa kontrollid siis arvutiga, eks ole, nagu seni on hääletatud, et see lihtsalt tähendab seda, et senimaani hääletad arvutiga, kontrollid nutiseadmega, siis vahetad need ära, et sellel ei ole mitte mingisugust praktilist väärtust, seda ei saa hakata tegema. Ja tegelikkuses praktikas on see hääle kontrollimine väga vähe levinud, ikkagi tugevalt alla 10% inimestest oma häält kontrollib, aga just see võimalus kontrollida, see on see, mis loob valimistele seda legitiimsust, usaldusväärsust, et kogu ühiskond need hääletustulemusi usaldab. Ja see oluline ei ole mitte ainult see, et mina iseenda antud hääle õigsust saan kontrollida ja usaldan, et minu hääl jõudis kohale, vaid oluline on ka see, et kogu ühiskonnas laiemalt, eks ole, et miks me neid valimistulemusi tunnustame, miks me arvame, et Riigikogu on see, kes võiks meile käske ja keelda seada, on just see, et see on ühiskonna enamus, eks ole, ühiskonna enamuse tahe, et valijate tahe. Et me peame ka usaldama seda, et kõikide teiste inimeste hääled on jõudnud õigesti kohale. Aga oota, ma nüüd lihtsalt selgituse mõttes või ma ei saanud päris täpselt aru, kas see on okei sinu arvates, et sõbra telefoniga kontrollida või see pigem ei ole okei? See kindlasti ei ole okei. Selles mõttes, et kus sa seda telefoni võtad, kui sul on mingisugune elukaaslane, perekonnas keegi teine, siis see viib selleni, et see perekonnaliige seisab sul kõrval seal ja võib-olla annab, eks ole, võib-olla lubab sul minna teise tuppa, magamistuppa ja seal seda kontrollida, aga see on vähe tõenäoline, see ikkagi viib sellise perekondliku koos hääletamiseni, mida me leiame Iraanist, eks ole, ühest teisest riigist veel, kehtestame M-hääletamise ja siit on väga väike samm Iraani ühiskonna tekkimine. Ilmselgelt ei ole Euroopa standarditega kooskõlas. See sõber või naabrimees, eks ole, et ma võtan tema telefoni, kui mul on võimalik valida, et kuule, ole hea sõber, et anna oma telefon, ma käin sellega kuskil nurga korra ära, vaatan su sõnumid, loen ka läbi. Ja teen midagi seal sellega, eks ole. Et see peab olema väga hea sõber, eks ole, kes selleks valmis on, seades kahtluse alla kõikide oma ülejäänud isikuandmete kaitse. Ja kui mul on võimalik valida, et kas ma seda teen või mitte, eks ole, et hääletada, ma saan oma telefoniga, et seda häält kontrollida selle teise seadmega, siis ma jätaks ka pigem selle hääle kontrollimata, et ehk jõudis kohale, et ega ma ei hakka siis sõbra nagu seda usaldust nii väga kahtluse alla seadma, et selles mõttes see on kindlasti see kõige suurem risk ja kitsaskoht, mida valimiskomisjon on ka senimaani peamiseks takistuseks, ütleme, kogu selle M-hääletuse puhul pidanud. Okei, Lukas. 2 asja. Esiteks, ma arvan, et Tarvi üldine konservatiivism valimiste turvalisuse osas on täiesti õigustatud, et me peame olema hästi konservatiivsed. Ja ma julgen öelda, et meie lähenemine praegu M-valimistele on ka olnud küllaltki konservatiivne. Alustame sellega, et me teemegi selle rakenduse valmis, mis on kõikide muude arutelude eeltingimus. Ees seisab ka väga põhjalik testimine ja mõistagi seda ei lasta reaalselt käiku enne, kui valimiskomisjon on sellega rahul, riigi valimisteenistus ja muidugi ka Riigi Infosüsteemi Amet, kes ka selles testimises osaleb. Ehk siis
nii-öelda ma tahaks loota, et selleks hetkeks, kui me jõuame seal nii-öelda sinnamaani, kus meil M-valimised ka reaalselt käigus on ka tarbikonservativismi kriteeriumid rahuldatud. Jah, need turvamudelid ka veidi erinevad, eks ole, et me ei ole veel jõudnud rääkida mobiilopsüsteemide positiivsetest, negatiivsetest küljedest. Üldiselt ma ütleks, et kui me räägime sellest pahavara probleemist, mis tundub kõigil olevat väga suureks mureks, siis mobiilsed opsüsteemid on just disainitud selleks, et olla vähem avatud igasugusele pahavarale. See on palju tugevam segmenteerimine programmide vahel. Mu isiklik subjektiivne, kindlasti sellega võib vaielda, arvamus on see, et me suudame teha M-valimised turvalisemaks, kui täna on E-valimised, aga seal on ka eeltingimusi. Nüüd minu arust see arutelu selle kontrollrakenduse üle on, vabandust, täielik pseudoarutelu. Täna toimub kontroll selle üle, kas sinu hääl, las ma palun selgitan, kontrollimine ise ei ole pseudoarutelu, aga täna toimub see kontroll selle üle, kas hääl on jõudnud läbi selle, et sa skännid QR-koodi. QR-kood on bittide, baitide kogum, sisuliselt alfanumeeriline string. Sa võiksid sama hästi toksida selle alfanumeerilise stringi endale lauaarvutisse, sa võid sama hästi tekitada lauaarvuti kontrollrakenduse, mille peal sa kontrollid selle mobiili teel antud hääle. Meenutagem, nagu siin juba mainiti Vabariigi Valimiskomisjoni juhi poolt, seda, et väike protsent valijatest kasutab seda kontrollrakendust, mis on täiesti fine, sest selle eesmärk on kinni püüda levinud või massilist valimispettust. Selleks ei ole vaja, et iga viimane inimene kontrolliks oma häält. Me võime statistiliselt vaielda, et kas see optimum on, kas see miinimum 3%, 10%, 20%. Meil on vaja, et mingi protsent inimesi teeks seda. Meil on vaja olla väga reaktiivne ja koheselt suurte meeskondadega nii-öelda asja ette võtta, kui tõesti ilmneb kusagil, et päriselt on teade, et hääl ei ole jõudnud või vale hääl on jõudnud serverisse, aga eesmärk ei olegi, et 100% inimestest kontrolliks. Ehk et kui meie nii-öelda eesmärk, see põhjus, miks me kontrollime häälte jõudmist serverisse, on tekitada piisavaid lisakaitsemehhanisme selleks, et tuvastada tehnilisel tasandil sooritatud valimissüsteemi kompromiteeritust, siis meie küsimus peaks olema, kuidas me seda mobiilseadmetega teeme. Mitte kas me üks-ühele täpselt seda verifitseerimist, mida me täna teeme teeme laptop või lauaarvuti hääletustega, saame üks-ühele replikeerida M-valimistega. Ja ma arvan, et me suudame seda üks-ühele replikeerida, aga see ei ole ju tegelikult meie eesmärk. Meie eesmärk on panna paika need kaitsemehhanismid, et me saaksime veenduda lõpuks M-valimiste turvalisuses. Aga kas ma saan aru, et sinu nagu loogika on selles, et kuna e-hääletajatest hääletab 100% e-teel, eks ole, 10% kontrollib, et teeme siis nende e-hääletajate elu nagu pöörame mudeli tagurpidi, et teeme siis hääletamise lihtsamaks, et saad telefoniga teha ja teeme siis kontrollimise võib-olla ebamugavamaks, sest ainult 10% teeb seda, et me nagu võtame selle tänase mudeli, eks ole, põhiliselt pöörame pea peale, vahetame need suhted ära oma vahel. Mu eesmärk ei ole konkreetselt seda teha, mu point on selles, et kui siin nagu kõlab justkui väide, et ei saaks teha seda toimingut, mida me teeme täna, sest nii-öelda seesama nutiseade, millega sa täna kontrollid, seda sa kasutad hääletada. Kui me räägime nendest inimestest, kel väidetavalt on nii ehk nagu kõik lauaarvutid olemas, neil on see lauaarvuti olemas, millega saab verifitseerida ja samamoodi, kui me väidame, et inimestel ei ole teist nutiseadet, ma ei ole selles nii kindel, kui meil on täna, eks ole, mobiiltelefon, ilmselt on enamustel inimestel juba nii-öelda vanad mobiilid kusagil sahtlis, siin on tahvel, siis kui me võiks panna kokku need numbrid ja pean tunnistama, et mina ei ole seda teinud, ma ei tea, kas keegi teine on, mis on see protsent inimestest, kel on tõesti ainult üks nutiseade või mida me nutiseadme all peame silmas. Okei, selleks, et inimestel oleks mugav, ütleme seade, mis suudab lugeda QR-koodi ja teha selle nii-öelda toimingu, mis siis suhtleb valimiste serveriga. Ma arvan, et see seade, meil on olemas kaamera, mis suudab QR-koodi lugeda ja siis rakendusega valideerida, kas see hääl on jõudnud. Ma arvan, et see teine seade on päris paljudel olemas. Kindlasti piisavalt paljudel, et kui me teeme selle veel mugavaks, siis pigem võiksime tõsta verifitseerimiste protsenti, mitte langetada seda M-valimistega. Okei, Sven, mis need teised variandid? Sa natuke juba rääkisid, eks, et
võib sa umbes saata ümriku või faksi või võib kanaarilind võib, eks ole, kord päevas kuskilt Pika Hermanni tipust kireda midagi. Et igasugused sõnumi kohaleviimise variandid on teoreetiliselt võimalikud, on ju. Kas teil oli nagu lisaks sellele sõbra telefonile veel mingeid realistlikke variante, et mida te arutasite või katsetasite, et kuidas seda kontrollimist siis ikkagi läbi saab viia? Okei, et need nii-ütelda kanaarilinnuga versioonid on siis, ütleme, pärit mujalt maailmast, et see, mida me siin oleme arutada saanud, on olnud siiski pidanud lähtuma sellest Eesti interneti hääletamise protokollist. Et me ei soovi nii-ütelda seda M-hääletamist lisades arendada ümber tervet serveri ja protokolli poolt, vaid see peab nii-ütelda orgaaniliselt liidestuma sellega, mis juba olemas on. Mis omakorda paneb siis samamoodi mingisugused need kitsendused. Aga tõepoolest, ütleme, seda mudelit ennast saaks ümber pöörata sellisel moel, et ongi nii-ütelda kontrollrakendus, ütleme, see sama kontrollimise mudel, mis praegu on. See võib jääda toimima, aga seda saab nii-ütelda laiendada ja lisada kontrollrakendus tõesti ka desktopile ning ütleme, ei ole isegi vaja nii-ütelda seda alfanumeerilist stringi ümber toksida, vaid et meil on ikkagi selle valija rakendusega, selle lauaarvutis oleva kontrollrakenduse QR-koodi pildistades võimalik nii-ütelda see infovahetus natukene teisi kanaleid pidi läbi viia ja teha nii-ütelda see kontroll seal nii-ütelda desktopis, lisades siis lihtsalt veel ühe täiendava kontrollrakenduse siia skoopi. Et küsimuseks alati jääb, et nii-ütelda selle kättesaadavus ja mis need protsendid sealt tulema hakkavad, sest ütleme ka siin, et kui me vaatame nüüd neid erinevaid rakendusi pidi, et see 4%, mis meil nii-ütelda nendel desktop platvormidel on, või ka 5 või mis ta iganes, eks ole, et selle jaoks, et vastata nendele samadele küsimustele nutiplatvormidel, peaks see kontrollijate protsent nende nutihäälte kohta samadesse suurusjärkudesse jõudma. Ja Mihkel, me oleme siin nüüd rääkinud sellest kontrollimisest palju rohkem kui hääletamisest ja kui ma mõtlen hääle pabersedeli kasti laskmise peale, eks, seal nagu minu kui valija jaoks mingit kontrolli pole. Eks tulevad inimesed, löövad selle kasti kinni, viivad kuhugi, võib-olla ei vii, keegi loeb, võib-olla ei loe, võib-olla kukub laua alla, midagi ei saa kontrollida. Kas sinu kui teadlase vaates see kontrollimine, kuidas sa vaatad, on see kuidagi oluline või on see ainult e-valimiste puhul, kuna ta on nii selline närve vingule ajav teema inimestele, et äkki Tarvi käib seal hääli muutmas, eks mõned kahtlustavad. Kas seda on vaja üldse? Tegelikult ma tahtsingi selle koha pealt võiks natukene kaasa rääkida, et paberhääletamise puhul kontrollida. Selles suhtes sa ju hea küll oma isiklikku häält kontrollida ei saa, aga vaadelda saad, kuidas seal loetakse, et päris see niimoodi ei ole, et sa paned mingisse musta kasti ongi kõik, kui sul soov on. Aga kui me vaatame seda, kuidas seda kontrollimist seni kasutatud on, mitte seda tehnilist poolt, vaid kes seda kasutavad ja kui palju on ju tegelikult see maksimum on olnud mingi 6% vist viimastel koguvalmistel, kes seda proovis. Ja ainuke viis, kus me seda teame, kes need on läbi küsitlusandmete ja seal tegelikult on paradoksaalselt näha, et seda kasutavad need, kellel usaldus on kõige kõrgem. Küsimus on, kas on selle tõttu, et nad siis kontrollisid, said kinnituse, et kõik on koššer, aga tegelikult erinevad paneeluuringud on ka näidanud, et nad juba tulevad ennem seda valimisi sisse juba kõrgema usaldusega. Ehk siis need pigem tunduvad oleva inimesed, kellele lihtsalt meeldib tehnoloogia, uued mingid funktsionaalsused, mida nad siis ka katsetavad, saavad veel lisaks siukse kinnituse, et pigem võib juhtuda see, millele Tarvi siin kunagi ka tähelepanu juhtis, et kui see usaldus on nii kõrge ja lähed kontrollid, siis šanss, et midagi viltu läheb, on olemas, et tegelikult ta võib-olla toob siis alla hoopis selles maksimumid. Aga põhimõtteliselt kasutatakse seda pigem tundub nagu selle juba kõrge usalduse täiendavaks kinnitamiseks, nii et selles suhtes ta täidab seda funktsiooni, mida Oliver mainis siin, et meil on mingi usalduse foon, inimesed teavad, et nad võivad juhul, kui on vaja, võivad kontrollida, me teame, mingi seltskond teeb, kell usaldus väga kõrge, aga ei ole mingisugust sükest seltskonda, kes ütleks, et ahah, et kontrollimisvõimalus, mis see tähendab, et midagi võib nagu viltu minna, järelikult mul usaldus võib-olla selle tõttu
selle tõttu nagu kukub natukene. Et ma ütleks, et see, kuidas inimesed teadliselt hakkavad kasutama seda tehnoloogiat, kipub natuke teistsugune olema võrreldes sellega, kuidas te disainimisel mõtleme, mis see ideaaltüüp on ju. Ja samamoodi ka näiteks siis see mitme nutiseadmega kontrollimine. Jah, tehniliselt ja seadusest tulemalt ka on ju, sa pead oma häält saladuses hoidma, mis inimesed tegelikkuses teevad perekondades. Loomulikult nad räägivad hääletamisest. Ma ei tea, halb on, kui seal toimub surve avaldamine on üksteisele, aga samamoodi surve avaldamine võib toimuma ka paberhääletamise puhul on ju lihtsalt need mehhanismid on teistsugused. Et inimesed suhtlevad, arutavad neid hääli osaliselt on see näidanud, et isegi see suurendab osalust tegelikult on ju, sest lihtsalt inimesed arutavad oma otsuseid ja selle tõttu on suurem tõenäosusega ka hääletama minemas. Nii et reaalsuses, ütleme, laias laastus küsitlusandmed näitavad, et inimesed ei taju probleemi, usaldus on väga kõrge, võib-olla isegi natuke liiga kõrge. Sa mõtled e-hääletamise suhtes või? Ja mida rohkem kasutad, seda kõrgem on, ehk siis kasutuskogemus tegelikult suurendab seda omavõrra ja kontrollimine veel omakorda nõksu võrra. No ega siin mõni aasta veel, siis me oleme 20 aastat saanud e-hääletada, eks, ja märkimisväärseid probleeme nagu ei ole. Aga ma peegeldaks nüüd korra kõigile laiali selle Tarvi algse küsimuse, mis me oleme väga detailseks läinud oma arutelus, et kas kontrollida sõbra telefoni või kanaarilinnuga või kas üldse kontrollida. Aga Tarvi nagu see laiem küsimus on olnud see, et aga miks me seda teeme? Et mis probleemi me lahendame? Et täna juba on näha, et viimastel valimistel ka peaaegu pooled hääletanutest andsid hääle e-teel, eks, ja ülejäänud poolud andsid paberteel mitte sellepärast, et need ei leidnud arvutit 6 päeva jooksul, vaid neil oli mingi muu põhjus. Ehk et mis see filosoofiline või ma ei tea, poliitiline või majanduslik põhjus, miks me teeme seda, miks me jamame selle hääletusega? Kes tahab? Võin võib-olla selles mõttes avada, aga siin on neid mõtteid kindlasti paljugi veel. Paljude jaoks, kes paberi peale hääletavad, ei ole see küsimus mitte selles, et nad ei usaldaks e-hääletamist, eks ole, kui mugavam, et sa ei pea diivani pealt tõusma ja saad selle kodus kiiresti ära teha. See on ikkagi see pidulik moment, panen lipsu kaela, viigipüksid jalga, võtan kogu inimesed võib mis iganes lapsed ja lapsed kaasa ja lähen teen seda, eks ole, kuskil väljaspool jaoskonnas. See on eelkõige on see ikkagi mugavuse küsimus, et neid valimiste infotelefon, valimiste ajal on ka sageli tulevad kõned, et kas ma ei saagi nüüd oma telefoniga hääletada. Mul on siin telefon käes, kus see rakendus on. Mul on ju internet olemas ja kõik, mida ma kasutan, on siin olemas, et miks ma nüüd valida siin ei saa. Et see on ikkagi eelkõige kasutaja mugavus. Selline ajaga kaasas käimine. Nii nagu faksi teel hääletamist ei tasuks enam reguleerida või seda tuviposti teel hääletamist sellise hääletamisviisina, eks ole, et maailm muutub, seadmed muutuvad, et kui elu läheb ümber rohkem nutiseadmetesse, siis on see kasutaja jaoks mugavam, et see on, pigem on see argument. Lukas. Täna on Euroopas, ma ei tea, mikker ei tööta, sul on patareid tühjaks saanud võib-olla. Ühesõnaga, täna on Euroopas 3,5 miljonit Ukraina põgenikku. Mina ei ole nüüd nagu uurinud, kui paljud neist lahkusid kodust lauaarvutiga, päris vähed ilmselt. Paljudel võib-olla õnnestus tõesti tahvelarvuti laptop kaasa võtta, aga päris paljud pääsesid ainult sellega. Ja pääsesid täpselt nagu, küll õnneks üle maismaatee, aga kui Ukraina geograafia oleks olnud Eesti sarnasel viisil, oleks ilmselt pääsenud saades päris märjaks. Ja neil on täna olemas mobiilidee, Ukraina oma, mis võimaldab neil saada põgenike toetusi, mis võimaldab neil osaleda mittesiduvatel referendumil, suhelda oma riigiga, kasutada oma internetipanka, sisuliselt jääda täieõiguslikeks ühiskonnas osalevateks ukrainlasteks, kuigi nad on Eestis, nad on Poolas, nad on Hispaanias, nad on Ühendkuningriigis ja teab veel kus. Kujutame nüüd korra ette, et ma loodan, et ei juhtu, et Ukraina-laadne olukord peaks siin aset leidma. Et osa või kogu Eesti territoorium on hõivatud, et meil on 100 000 põgenikke, kui mitte enamat. Kas me saame oma demokraatliku ühiskonnaga jätkata? Kui see sündmus leidis viimat korda aset 70+ aastat tagasi, siis katkes Eesti demokraatia igasugune füüsiline suutlikkus konsulteerida Eesti rahvaga 50 aastaks. Kuni meil tekkis, eks ole, läbi kodanike komiteede ja väikse akna perestroika ajal võimalus enam-vähem vabu valimisi siin korraldada ja oma demokraatiaga taastada. Nüüd, täna on meil võimalus mitte jääda sinna lõksu. Jah,
see nõuab tööd ja vaeva, jah, on mingi küsitavusi, aga minu jaoks on tegelikult eksistentsiaalne küsimus Eesti Vabariigile, kas me teeme kõike selleks tagamaks, et meil on võimalik kodanikena osaleda demokraatlikus protsessis tehnoloogiate viisil, mis nii-öelda peavad vastu väga keerulistele julgeolekuolukordadele ja muutustele. Rahu ajal võib see välja näha kui mugavusteenus. Näeb välja kui mugavusteenus, et ma võin välismaal olles 105 riigist hääletada, kuigi välisesindusi on meil täna 35-40. Kuigi ma ütleks, et ka rahu ajal on see juba päris mõnus panus demokraatiasse. Noh, võib-olla näeb välja mugavusteenusena, et pensionär, kelle jaoks ei ole nii lihtne jõuda jaoskonda, et ta ei pea alati nii-öelda välja kutsuma inimese, kes siis nii-öelda tooks selle valimiskasti füüsiliselt kohale, vaid ta saab seda teha elektroonselt. Mugavusteenus rahu ajal. Sõja ajal kriisi kontekstis ta ei ole. Ehk siis, see kõlas veidi pateetilise argumentatsioonina ja kindlasti see ei ole... See kõlas isegi hirmutamisena. See ei olnud põhjus, miks me peaksime nii-öelda kuidagi langetama oma standardeid, mis puudutab turvalisust, mis puudutab kõiki neid kontrollmehhanisme. Me peame seda põhjalikult, me peame seda rahulikult tegema, me ei tohi kiirustada. Aga kui sa küsid, Hendrik, minu käest lõpuks, miks me seda teeme? Kas me teeme seda selleks, et inimesed oleks natukene mugavam ja kas meil on ka mingid muud ühiskondlikud, riiklikud kaalutlused taga, mis vastavad sellele miks küsimusele? Siis mina jaoks see miks küsimus on palju enamat kui lihtsalt see, et oleks mugav, aga ma tunnistan, et rahu ajal selle mugavuse väljend on miski muu, aga me loome sellega siiski nii-öelda võimaluse, mida me saame nii-öelda väga ebameeldivates olukordades kasutada ja kaitseplaneerimise igasuguse nii-öelda selle valdkonna tegevuse eeldus on alati see, et sa valmistad ette stsenaariumiteks, mille puhul sa loodad, et need ei realiseeru. Aga nad loovadki valmisoleku ebameeldivaks olukordadeks. Ehk et mina jaoks see miks, see on seotud selle kasutaja mugavusega, see on seotud sellega, et noored ja vanad, kes ei oma täna tingimata lauaarvutit, saaksid osaleda, aga see ei piirdu ainult sellega. Tarvi, kui te omal ajal, see oli siis, ma arvan, suurusjärgus 20 aastat tagasi, on ju, kui seda praegust e-hääletamise süsteemi hakati tegema. Ma olen suhteliselt kindel, et sa pidid vastama samasugustele küsimustele, nagu sa nüüd ise esitad, et nii Tarvi, kuule, aga mis probleemi me nüüd lahendame? Inimesed hääletavad, käivad, lasevad seal, miks me jamame sellega? Mis sa ütlesid neile tookord ja kas need samad argumendid su enda sees täna nagu kehtiksid? Et me lahendame sama probleemi, et me teeme hääletamise kaasaegsemaks ja toredamaks inimestele. Ja ma arvan, et sel ajal ma mäletan seda mõttekäiku rohkem niipidi, et inimesed laialt küsisid, et ma saan nii palju asju internetist teha. Ma teen kõik oma pangandused, tööd, digiallkirjad, kõik teen ära, mille kuradi pärast ma hääletada ei saa. Ja sellel ei ole nagu head vastust tegelikult, eks ole. Aga nüüd tulla sinna küsimuse juurde tagasi, et miks see M-hääletamine ja miks üldse? Siis ma seda sõjaretoorikat muidugi väga huvitav mõte. Äkki peakski olema niisugune varu väljapääs niisugusteks olukordadest, mis siis sõja ajal juhtub, et tekivad teised võimalused. Nii nagu meil on andmesaatkonnad ja välismaale back-upitud asjad ja kõik sellised asjad. Et see võib-olla on täiesti mõistlik mõte, aga ma lihtsalt arvan, et rahu ajal seda turvalisuse standardit alla tuua ei saa, just selle sama kontroll küsimuse pärast, mida me siin pikalt jaurasime. Ja kui me vaatame, et mis jama see kõik kaasa toob, eks ole, et see sama kontrollprobleem, siis ta toob kaasa, mis jama ta veel toob? Ta toob kaasa kulud platvormidele, uutele platvormidele, nende ülalpidamisele, nende toetamisele. See on ühesõnaga 2 jama juba ühes hunnikus. Nii, ja nüüd kaalume seda, mida me siis võidame. Kui Lukas arvab, et sealt luku august on mõnus hääletada, mina küll nii ei arva. Ma arvan, et ikka suure ekraani pealt on mugavam hääletada, brausida nimekirju ja asja. Ma ei saa küll aru, kuidas see lukuaugust, ma ei tea, liiseks võtab. Et palju me siis sealt võidame, eks ole, et nüüd siit inimesed saavad bussipeatuses hääletada ja metsas ja milleks seda vaja on, vaat sellest ma nagu aru ei saa. See probleem, et arvuti juurde ei pääse, mina ei usu, et 6 päeva jooksul ei puudu. Ühesõnaga, et see price performance on minu jaoks nagu praegu
negatiivne, aga kui mõelda selle sõja asja peale, jaa, miks mitte, sest me võib öelda, et ei kontrolli ega midagi, pole hullu, et tegelikult see tõenäosus on väike ja nii edasi. Aga me ei ole ma ei tea, kas me tuleme, aga kõige hullem meil on kõvasti aega, tuleme kindlasti. Päriselt, meil on päris palju arutelu veel ees, et me oleme ka kaugel sellest, et hakata kokku tõmbama. Aga tuleme praegu. Tuleme praegu, jah. Minu jaoks üks teine suur fundamentaalne probleem selle M-hääletamise puhul on see, et valimiste korraldaja ei ole enam võimeline kontrollima, kuidas ta oma valijarakendust jaotab. No, see on see äpipoodide teema, eks, et laed oma äppi Apple'ile ja Google'ile ja siis istud ja ootad 3 nädalat, kas see valimiste päevaks välja ilmub või ei ilmu. Ja siis nad kompileerivad seda 20 erinevaks variandiks ringi ja sul oli isegi võimalik veenduda, et kas see originaaliga üldse sarnaseb. Nii et tegelikult annab ameeriklastele ära enda kontrolli selle valijarakendusele, millega see siis seda see jutt on jah läbi käinud, et kui me seda teeksime sellisel kujul, on ju, et see tähendab, et me tõenäoliselt peaksime tegema Apple'i ja Google'iga mingi kokkuleppeks, et nad peaks meile mingi erandi tegema. Ma kujutan ette, Sven, et see, et sa ütlesid, et te Androidiga hääletate, et see põhjus on see, et Androidi sa saad lihtsalt oma desktopil tehtud, kompileeritud rakenduse telefoni laadida, see ei pea üldse läbi Google'i käima, eks? Ei, tegelikult mitte, sest et me ikkagi nii-ütelda Google'i poodi nii-ütelda selle testversiooni juba laadisime, eks ole, tõsi küll, jah, nii-ütelda testversioonina. Aga see teema on selles mõttes küll õige, et kui vaadata seda, kuidas praegu toimub valijarakenduse levitamine, milline kontroll on riigi valimisteenistusel selle valijarakenduse tervikluse üle, tema muutmise üle ja millised vahendid on tegelikult ka valija käes veendumaks selleks, et see rakendus, mille ta alla laadis, on autentne, et seda ei ole muudetud, et see on nii-ütelda õige rakendus, et siis siin need nutiplatvormid, nad tõesti muudavad mängu. Et ütleme sellest, et me nüüd valimiste ajal ei saa probleemide ilmnemise korral tempokalt turvauuenduse laadida, et sellest on võimalik nii-ütelda mööda saada, et selle jaoks tuleb lihtsalt nende nii-ütelda platvormidega suhelda ja neil on, ütleme ka teiste selliste aegkriitiliste rakenduste pealt tegelikult selline kogemus olemas, et kuidas võimaldada nii-ütelda kiiret publitseerimist, kui need seda on reaalselt, kas sa räägid praegu teooriast või on seda ma räägin praegu praktikast, on keegi helistanud Apple'isse ja küsinud, et meil on reaalselt olemas kontakt nii Google'i kui ka Apple'iga, meil on neile reaalselt esitatud küsimused just nimelt nii-ütelda selle kiirendatud publitseerimise osas valimiste ajal, loomulik, et nad ei saa mingisugustest enda standarditest taganeda enne valimist, see tähendab lihtsalt nii-ütelda arendajale seal, ütleme, kohustust natukene rohkem mingisuguseid asju, eks ole, teistmoodi planeerida. Ja teine suur selline küsimuste ring, mida me oleme küsinud, on tõesti see, et kui meie nüüd paneme ühe enda poolt allkirjastatud binaari sinna poodi minema, et siis kuidas me pärast, ütleme, pistelist kontrolli teeme mingisugusest suvalisest telefonist seda binaari kätte saades, et kas see vastab kas see on see sama rakendus. Ja ta kindlasti ei ole täpselt see sama, tulenevalt sellest, et kõik need nii-ütelda poed, nemad peavad tegelema selle nutiseadmete loomaaiaga, mis meil on hästi kirju ja erinevad nii-ütelda riistvara platvormid, erinevad ekraani suurused, et neil on vajadus nii-ütelda optimeerida enda levikanalit ja sellest tulenevalt siis tekib sellest rakendusest tõesti erinevaid nii-ütelda versioone, mis kõik on nii-ütelda tuletatud küll nagu sellest meie poolt antud versioonist, aga lõpptulemusena on nad allkirjastatud selle platvormi valdaja poolt, võtmetega, mille üle meil ei ole kontrolli. Ehk siis siin on nii-ütelda põhimõtteline küsimus, et kas me saame mingisugusel moel nii-ütelda kontrollida seda, et nende tehtu nii-ütelda püsib lubatavuse piirides või me peame
seda platvormi omaniku rolli selle levitamise juures aktsepteerima uue riskina. Ja see on nagu selles mõttes, et siin võib ka, ütleme, erinevate platvormide korral natukene erinev vastus tulla. Et Riigikogu valimised 2023 toob teieni Apple ja korraldab osaliselt neid nagu ise, eks ole. Aga kas me saame sinna midagi teha? Aga nad meile, kas on võimalik, et nad eraldavad meile mingi eriti ainult Eesti ruumi oma äpi poes selle ühe äpi jaoks, mida me ise kontrollime? Nii sügavale ma ei usu, et nad meid oma protsessidesse lasevad või lasevad? Ma olen samamoodi mõõdukalt skeptiline selles osas, et mulle endale tundub, et ühel platvormil on võimalik kontrollimehhanismidega natukene paremini, et me saame seal ka nii ütelda platvormi omaniku suvast sõltumata anda endale selle kindluse, mida me soovime. Teisel platvormil on vajadus usaldada märkimisväärselt suurem ja kas sellest on võimalik nii ütelda mööda saada, et siin protsessid käivad, kuhu need jõuavad, me ei tea. Oliver, sa tahtsid lisada? Selle viimase küsimuse osas olen mina mõõdukalt optimistlik. See on poliitikute, diplomaatide töö, kuidas nad suudavad veenda suuri ülemaailmseid korporatsioone Eesti riigi huvides seisma, eks ole, et näidates, et me oleme valmis pakkuma ühele riigile teenust ülikiiresti, eks ole, väga väikese ootajaga, võib-olla ka neile endale mingisugune kasulik müügitrikk, eks ole, et nad on paindlikud. Näitab, et see äri on paindlik ja ta on võimeline vastu tulema väikestele tellijatele, eriti kui tegemist on sellise väga huvitava ülemaailmselt huvi pakkuva teenusega. Aga minu või üldse laiemalt valimiskomisjoni peamine probleem on selle Apple'ile või Google'ile, Microsoftile kontrolli andmise puhul see, et kogu see protsess peaks olema väga läbipaistev, väga hästi vaadeldav, kontrollitav. Kõikide muude toimingute puhul põhimõtteliselt võib igaüks vaatlejana minna, seista seal ametniku õla taga ja vaadata, mis ta teeb. Siis andes selle programmi sinna Apple'ile, et näed, me siin kirjutasime valmis, panime oma signatuuri alla, et palun laadige see sinna poodi üles, siis see tähendab just sellist väga, väga keerukat, peaaegu et lahendamatut probleemi selle protsessi vaadeldavuse osas. Ja just see vaadeldavus on see, mis on üks peamisi viise, kuidas me tagame selle, et inimesed usaldavad seda valimistulemust. Siis ta on olnud nagu... Mihkel, sa tahtsid midagi lisada? Üks hetk vahele. Lihtsalt selle Lukase viimase mõttekäigu kohta, mis puudutab seda M-valimiste eesmärki või kasutatavust, siis meie põhiseadus paragrahv 131 ütleb, et sõja ajal ega eriolukorra ajal, erakorralise seisukorra ajal valimisi ei toimu. See ei ole mitte igal pool maailmas nii, aga kindlasti tuuakse Eestit rahvusvaheliselt selles osas väga heaks eeskujuks. Valimised ei seisne ainult selles, et ma seisan seal valimiskasti juures ja täidan sedelit, vaid kogu see kampaania, arutelu, foorum, eks ole, kus me ühiskondlikku kokkulepet teeme, milline meie riik peaks olema. Seda ei ole võimalik pommide lendamise ajal teha, et kui see sõda on lõppenud, osa riiki on okupeeritud, peame me nii või teisiti pakkuma neile ka seda paberhääletamise võimalust. See ei ole kindlasti see peamine väga hea argument M-valimiste korraldamiseks. Okei, Mihkel. Mul tegelikult küsimus, ma ei tea, Svenile, võib-olla Oliverile, et tegelikult meil ju neid riiklikke rakendusi, mis on mingisuguste riiklike teenuste tarvitamiseks või mis on selle toega nagu on ju, ja väga paljusid olulisi süsteeme, ma ei tea, inimesed pääsevad juurde mingi kahefaktorilise autentimise, kasutatakse mingit autentimise rakendusi, mis põhimõtteliselt on ju ka siis kuidagi Eesti riigi või selle teenuse omaniku kontrolli alt väljas, et kas see valimiste puhul on siis see latt lihtsalt niivõrd palju kõrgem, et meil on vaja niivõrd palju rohkem läbipaistvust või on see ikkagi analoogne olukord, et me oleme niisugused kompromisse tegelikult võib-olla juba teinud nende rakendustega? Jah, aga selles mõttes, et su tähelepanelik on õige, aga siin tulebki vaadata seda, et see on oluline
senise olukorra muutus võrreldes sellega, mis meil praegu on olnud, eks ole, ja me ei saa seda nagu ütleme, päris lihtsalt nii klõps ümber ütelda, vaid see ongi üks nii-ütelda asi, mis tuleb läbi arutada ja kui seal tehakse nii-ütelda selline riski aktsepteerimise otsus ja see on kaalutletud otsus, siis miks mitte? Lukas, mul tuli siin seda arutelu kuulates meelde, et vähemasti linnalegend räägib, et kui meil oli vist Google'iga Eestil mingisugune tõsisem probleem ja kõik, Google'is keegi ei arvanud üldse, et Eesti olemas on ja keegi ei viitsinud midagi teha, siis president Toomas Hendrik Ilves väidetavalt olla võtnud telefoni, helistanud Google'i asepresidendile ja küsinud, mis värk on ja et siis hakkasid asjad liikuma. Võib-olla see on tõsi, võib-olla ei ole, aga kas see on, sulle tunne, et see on nagu argument, et me võimegi päriselt nagu suht kõrgele kuskil Apple'is jõuda ja öelda, et kuulge, et me teeme siin maailmas täiesti enneolematut asja, tahame teie äpipoes teha, et olge ja andke meile nüüd üks nurk oma äpipoes ja võib-olla üks nurk oma kontoris, et siin Sven tuleb kohale ja vaatab, et protsess oleks vaadeldav. Fakt on see, et meie arutelud Apple'i ja Google'iga toimuvad täna kõige kõrgemal tasemel, nad on hästi konstruktiivsed ja see ei tähenda seda, et igale meie soovile öeldakse kohe jah, sest nagu siin on ka öeldud, lõpuks, eks ole, nende vastutus on ülal pidada tuhandeid rakendusi, miljardeid kasutajaid, aga nii palju, kui oleks inimlikult näha, et oleks võimalik vastu tulla ja Oliver rääkis siin ka nii-öelda sellest motivatsioonist, ma arvan, et see on enam-vähem õige kirjeldus, et lõpuks nemad tahavadki näidata, et kas selliseid asju on võimalik nende platvormidel teha. Ma ütleks ausalt, et natuke on neil ka seda pisikut, et nemad vaatavad sellega otse mõtled, et kurat, äge, tahakski toetada. Et see inimlik motivatsioon, see pole nagu riigi puhulgi, eks ole, ka suurkorporatsioonis ei ole see ainus, aga ka see mängib mingit rolli. Et ma arvan, et selle taha see ei jää, et meil puuduksid head suhted, et lõpuks, eks ole, kas nad teevad kõike seda, mida meil on vaja, et me saaks veenduda protsessi turvalisuses, paindlikkuses, seda näitab aeg, praegused arutelud pigem annavad mulle julgust arvata, et me jõuame sinna, aga seda me saame lõpuks hinnata, kui see on toimunud. Aga kindlasti see jää selle taha, et meil puuduksid suhted ja suutlikkus nendega rääkida. Ja ma arvan ka, et aastate jooksul on arusaamine sellest, mis on Eesti ja Eesti suhted nende firmadega väga palju muutunud. Ja tulles sellele miks küsimusele tagasi, sul on muidugi õigus praeguse põhiseaduse osas, et ma arvan, et minu point on selles, et kui meil on võimalus luua selline võimekus ja panna see võimekus lauale, siis arvestades seda maailma, kus me oleme, oleks patt mitte vähemalt seda nii-öelda listida nende põhjuste hulgas, miks me võiksime olla sellise võimekuse vastu huvitatud. Aga ma arvan, et mis on hästi oluline, ongi see nii-öelda motivatsioon ja lähenemine sellele kõigele, et kas me nii-öelda otsime lõpuks viisi, mil seda võimalikuks teha ja oleme selle raames hästi kriitilised turvalise küsimuste osas. Minu jaoks jätkuvalt on lihtsalt see, et me peame seda korrektselt tegema. Ma ei oska öelda, kas see on 23., 24., 25. aasta valimisteks kindlalt valmis. Ma väga tahaks loota, et 25., 24. aasta omadeks oleks 23, see arutelu tuleb, see otsus on mõistagi valimiskomisjoni teha. Aga makrotrende vaadates, kuhu inimesed liiguvad oma tarbimisharjumustes, lihtsalt kanda see maha ebavajalikuna, mida me sisuliselt sellega ütleme, on see, et inimeste nii-öelda ligipääs valimistel ei ole meile tegelikult prioriteet. Ma lihtsalt faktiliselt ei nõustu väitega, et kõik inimesed, kellel on olemas nutiseadmed, omavad ka desktop-seadet ja ma ütlen kohe, et mina olen nende hulgas. Mul on tööandja poolt antud laptop-seade, ei tea, kas ma peaksin tegelikult tööandja kontrolli all oleva arvutiga hääletama. Ütleme, et antud juhul, eks ole, see tööandja on seesama üks nendest asutustest, kes korraldab neid valimisi, aga kui mu tööandja oleks mõni erafirma, järsku mõni firma, kes aeg-ajalt, ma ei tea, hageb Eesti riiki või mis iganes, kas ma peaksin tema arvutit kasutama ja mul ei olekski kodus seda lauaarvutit, mida kasutada. Ja siis mul ei olekski ligipääsu või valimistele, või ma võiks minna veel sõbra juurde ja kasutada siis tema laptopi selleks, et hääletada. Ja mina olen veel nagu juba suht vana inimene, et minust on olemas nüüdseks 16 aasta jagu nooremaid inimesi, kes on hääleõiguslikud kodanikud, kui meil nüüd osaliselt langeb see 16 peale lausa 18 aastaga, ma arvan, et seal on väga-väga palju teisi minusuguseid, kel ei olegi kodus enda desktop-seadet. See on lõpuks see motivatsioon. Ja ma lihtsalt, loogiline tähelepanek on see, et kui see ei loe, kui see on lihtsalt mingisugune mugavuse tilulilu,
siis me tegelikult võiksime öelda, et meil ei ole e-valimisi vaja, sest siis kogu e-valimiste kontsept on mugavuse tilulilu ja me võiksime tagasi minna aastasse 2004. Ma tean, et see kõlab veidi demagoogiliselt, aga minu jaoks, kui me nagu mõtleme seda motivatsioonipilti läbi, sinna me jõuame, mis tähendab, et kui me jätame turvalisuse kaalutlustel seda tegemata, mida me võime teha, kui see turvalisuse kaalutlus jõuab sinna, me peame olema väga kindlad selles argumendis, et me ei saa lihtsalt öelda, et noh, meil on mingid turvalisuse mured, no parem oleks, kui siis ei teeks. Me peame väga-väga nõudlikud olema selles, et need turvalisuse kaalutlused, mis takistavad seda kasutamast, et on sellised väga rasked ja kõvad kaalutlused. Minu jaoks see kontrollrakenduse arutelu, minu jaoks ei ole veenev, et me ei saaks saavutada sama efekti. See koodikontrolli küsimus, see on minu arust raske pähkel ja ma ütlen ka ausalt, et meil ei ole 100% lõplikult veenvat lahendust sellele täna. See on üks nendest asjadest, mida me jätkuvalt arutame platvormidega, et kui see turvakaalutlustel ei õnnestu, siis minu arust see põhjus, miks ta võiks mitte õnnestuda, ei ole seotud selle kontrollrakendusega, võib-olla on seotud selle nii-öelda koodi signeerimise ja kontrolli küsimusega. Aga ma ütlen ka seal, et noh, siin turvalisuse osas ei ole sellist asja nagu perfektset turvalisust. Ja me võiks alati ka korra küsida, kuidas on alternatiiviga. Kuidas näeb koodikontroll välja, eks ole, praegust e-valimiste puhul on see, et sa laed VVK, vabandust, see on vana lühend, sa laed, eks ole, valimised e-veebsaidilt alla valimisrakenduse ja see on võimalik siis seda nii-öelda seda binaari, sa võid seda räsi võtta ja võrrelda, eks ole, valimiste veebsaidiga, kas need räsid kattuvad. Noh, sul on ka võimalik signeeritud rakendust alla laadida, aga lõpuks see räsikontroll on see nii-öelda kõige puhtam viis, kuidas olla täiesti kindel. No selle räsikontrolliga ma ei tea, mis protsent inimestest seda nii-öelda läbi viib, suht väike, ma usun. Et ka seal, eks ole, me mingil määral jääme mingisuguseid vaheetappe usaldama, me jääme seda nii-öelda signeerimist usaldama, mida lõpuks, eks ole, platvormidena Microsoft ja Apple toetavad. Jah, need ei ole üks-ühele võrreldavad, aga point on selles, et see turvamudel ei ole perfektne ka praeguses desktop-mudelis, ka seal on teatud oletusi, ka seal me sõltume inimeste harjumustest, et me nii ehk naa viime lõpuks sellise nii-öelda kaalumismängu ja tõenäosuste arvustuse läbi. Sama asi kehtib ju ka pabervalimiste puhul, et me võime alati läbi mängida selle tõenäosuste mängu, et mis on see tõenäosus, nagu sa ütlesid, keegi nii-öelda, et see valimiskast pannakse kuhugi kõrvale, ma ütlen, et see tõenäosus on Eesti Vabariigis aastal 2022 väga-väga madal, sest meil on väga palju kontrollmehhanisme, aga null ta ei saa olla, puht füüsiliselt see tõenäosus eksisteerib. Ja need turvariskide tõenäosus need eksisteerivad kõikjal. Küsimus on selles, kui head on meie mehhanismid, et tabada seda, et eesmärk valimiste turvalisuse puhul ei ole tingimata vältida igat võimalikku turvariski, vaid vältida seda, et me ei avastaks turvariski ärakasutamist, et ei tekiks olukorda, kus keegi manipuleerib hääletamistulemusega sedasi, et me seda ei suudakski avastada. Nii, okei, me oleme nüüd tund aega siin rääkinud, meil on publik, kelle poole mind on pandud seljaga istuma, see ei ole minu valik, aga ma küünitan siin korra ja kus meil mikrofon on, kuskil liigub? Palun. Selle räsi kohta mina olin eelmistel valimistel üks inimene neist 0,1%, kes seda räsi kontrollis. See räsi ei ühtinud ja minu kui valija, minu kui ajakirjaniku nagu nii-öelda lähenemine sellele oli see, et see ei ole kuidagi õige. Eriti see teie kõigi nii-öelda see reaktsioon sellele, et me nüüd panime ühte, nüüd on kõik okei. Aga okei, ma ei tahtnud sellest rääkida, ma tahtsin seda küsida see teema, millest te olite nüüd kõik pikalt rääkinud, see root-koodi kontrollimine teises seadmes niimoodi. Nii nagu Lukas ütles ka, tegelikult see on lihtsalt üks nagu koodijada, miks ei või lihtsalt siis teha, et seal ongi see URL klikitad, vajuta siia ja me ütleme sulle, et kas su hääl läks arvesse või mitte. Või siis lähme edasi, võtame riigiportaali eesti.ee, saadame inimesele peale seda, kui ta on selle hääle ära teinud eesti.ee-lt automatiseeritud kiri, et kuule, et väga hea, et sa hääletasid järgneva 15 minuti jooksul, kui sa logid sisse, sa saad riigiportaalist vaadata, et kas su hääl läks arvesse ja kelle poolt sa hääletasid. Ei meil praegu kontrollrakendus ütleb ka, kelle poolt sa hääletasid. Nii, ma arvan, et siin on Tarvi ja Sven saavad vastata. Tarvi alustab. Jaa. Sellega on ka niisugune lugu, et Eesti.ee ei ole valimissüsteemi osa. Ja me vist ei taha, et meie hääled liiguksid eraldi veel kuidagi lahtisel kujul
15 minutit mööda riigi imelikke servereid. Et noh, niisugust asja ei ole, sellepärast et praegune valimissüsteemis liigub hääl ainult krüpteerituna. Mitte keegi seda ei suuda avada, enne kui lõpuks valimiskomisjon kokku tuleb ja kollektiivselt siis avavad kõik hääled. Oota, aga kui ma kontrollin, siis minu telefon avab selle ka, eks? Jah. Sinu telefon oskab ka avada tänu sellele, et noh, see on natuke matemaatiliselt keeruline, aga tänu sellele, et seal QR-koodis on ka see juhuarv, mida kasutatakse krüpteerimisel. Kui sa valid porgandi, siis pannakse sinna veel mingisugune pudru juurde, mis on juhuslik, ja siis seetõttu erinevad porgandi hääled, no proovime seletada lõpuni. porgandi hääled näevad krüpteerituna erinevad välja. Et sa ei saa nagu öelda, et see on ju, ma ei oska lugeda seda, aga see on porgandi hääl, seda ma olen näinud. Nii et seetõttu on see juhuarv, mis sinna juurde pannakse, on ka suur saladus, ja seda saladust sinu telefon õpib siis sinu arvuti käest läbi selle QR-koodi. Ja seda kuskil serverisse ei lähe, mitte kunagi. Nii et seal on see trikk seisneb selles. Nii et loomulikult küll me oleme muidugi uputanud igasuguseid toredaid võimalusi, kaasa arvatud kas või seda, et kuskil tõesti Eesti meiliaadressil teavitada, et keegi on hääletanud, kuigi see on ka poolenisti valimissaladuse väikene riive, võiks öelda, eks see hääletamise fakt ei tohiks olla nagu suurel skaalal tuvastatav. Ja kui me SMS-id laiali saadame, siis Telias ja Elisas istuvad mingid inimesed ja loevad kokku, eks ole, et kes kunas hääletas. No jaa, sest seal on ikkagi see värk, et kui on, ma ei tea, tööandjaga kokku leppinud, et sina Raip ei hääleta ja üldse ja nii edasi, siis siis tuleb välja. See on niisugused huvitavad keisid, mis hakkavad tulema. Sven, tahad sa lisada siin optimistliku või pessimistliku nooti? Ma isegi ei tea, millist nooti. Et kõige nii-ütelda läbipaistvam ja kontrollitavam hääletamise viis on see, kui me kõik koguneme Paide keskväljakule ja anname käega märku, millise kandidaadi poolt me soovime hääletada. See on kõige kontrollitavam. See pole eriti salajane. Jah, just nimelt. Ja seetõttu me teda rakendada ei saagi, sest sellega nii-ütelda läheb kaduma valimiste vabadus, sest see teeb selle hääletamisviisi äärmiselt mõjutatavaks, et näevad ka need, kuidas ma hääletan, kes ei peaks seda nägema. Ehk siis selle kontrollprotokolli juures teeb teda samamoodi keerukaks, teebki see nii-ütelda salajasuse nõue. Üks asi, mis kindlasti ei lenda, on see, et mingisugune rakendus ütleb mulle, et jah, su hääl võeti arvesse. Rakendus saab mulle anda informatsiooni, mille põhjal mina valijana teen selle otsuse, et jah, see oli minu hääl ja ma usun, et see võeti arvesse. Et see on ka, ütleme, see, miks kontrollrakendus ei ütle sulle jah või ei, vaid ta näitab sulle kandidaadi numbrit. See, kuidas see kandidaadi number sealt sees saadakse, meil on krüpteeritud häälega seotud 2 võtit. Ja ühest nendest võtmetest me võime mõelda siis põhimõtteliselt kui sellisest kogu maja võtmest, millega me saame kõik korterid lahti teha. Ja seda valvab siis riigi valimisteenistus kiipkaartidel. Nii. Ja teine võti on see, mis genereeritakse seal seadmes hääletamise hetkel. Ja sellega, see on siis see juhuslikkus, sellega siis nii-ütelda lukustatakse see üks konkreetne hääl ja ainult seda ühte konkreetset häält saab teha sellega lahti. Nüüd, selles ruutkoodis seesama nii-ütelda ühekordne võti liigubki sinna nutiseadmesse. Me ei saa seda jagada mingisuguse serveriga, olgu see siis valimiste oma, olgu see siis Eesti.ee, lihtsalt sel põhjusel, et koos hääle selle võtme ja identiteediga on meil jälle häälesaladus katki. Ja tekib meil selline nii-ütelda keskne koht sellise häälesalajasuse lekkimiseks. Et teine asi, mis selle kontrollimise juures on see, et see kontrollimine Eesti süsteemis me kontrollime tegelikult 2 asja. Ja üks nendest on see, et mingisugune hääl minu nimel jõudis serverisse, võeti serveri poolt vastu. See on üks nii-ütelda kontroll. Ja teine kontroll on see, et see hääl, mille ma sinna nii-ütelda serverisse saatsin, et see on vormistatud minu tahte kohaselt. Ja just nimelt nii-ütelda see minu tahte kohaselt,
see välistabki nii-ütelda selle, et keegi ütleb mulle, et jah, me võtsime vastu. Ei, mina pean saama kontrollida ja veenduda, et jah, võeti vastu. Nii, okei. Järgmine küsimus, jah, palun siia. Esireas. Jah, aitäh, Erki Keldo, Riigikogu liige. Et ma rohkem võib-olla isegi kommentaarina, et minu arust nagu kõige olulisem küsimus, ma olen kõige selle tehnilise poolega, ma saan aru, mis oligi tänase arutelu suurem mõte, et kõik algab, turvalisus on A ja O ja seal kindlasti ei peaks ükski poliitik ega poliitiline jõud ka nii-öelda sõna sekka ütlema ja see peabki jääma täielikult ekspertide kinnitada. Nii-öelda, et on tehtud see maksimum, see, mida ka Lukas väga hästi kokku võttis. Küll aga ma ei saa mitte kuidagi nõustuda selliste nii-öelda väidete või lausetega, et see, ma ei võta seda mugavusteenusena. Et tegelikult, kui siin uuring näitab, et kas võigi 2% valijaid võiks juurde tulla, et millest me räägime? Valimised on demokraatliku riigi alus, fundamentaalne, kõige olulisem asi, mis meil üldse ühiskonnas on. Kui see annab võimaluse, et meile tuua siin Viljandi linna suuruse jagu inimesi valimiskastide juurde, rääkides veel, millest kindlasti Mihkel oskab rohkem rääkida, valimiskäitumisest, et tegelikult anda valimisharjumus noorematele inimestele, et tegelikult selles protsessis kaasa rääkida ja siis öelda, et mõne operatsioonisüsteemi üleval hoidmine on lisakulu. Sama hästi võiks öelda, et ma peast ei tea, kui palju on valimisjaoskondi Eestis, et mitu sada kindlasti. Et ma arvan, et valimisoptimumi saaks välja arvutada, et kui palju optimaalselt hääli oleks vaja, saaks ka palju väiksemate valimisjaoskondadega. Et tegelikult need argumendid minu jaoks mitte kuidagi absoluutselt ei päde ja on isegi nagu, kus on nüüd pehmelt öeldes nagu veidrad. Et tegelikult nii-öelda põhimõtte kokkuvõttes jah, turvalisus on A ja O. Kui me räägime riigi valimistest, siis tegelikult ka ise väga palju valijatega kohtudes päevast päeva, nädalast nädalasse ka valimisvälistel aegadel. Tegelikult ühiskonna meie eesmärk peaks olema, et valimiskäitumine oleks võimalikult proaktiivne, see oleks võimalikult mõistlik, mugav, laiapindne, sest vastasel juhul me ju näeme, mis toimub erinevates demokraatlikes ühiskondades. See valimisaktiivsus pigem on langustrendis. Täna Eestis on ta Riigikogu valimistel suurusjärgus seal 60% juures, viimased 15 aastat ilusti hoidnud. Kohalikel valimistel on ta seal 50% juures ja kui tuua ka veel nagu selline kohalik kontekst juurde, siis mis seal salata, tihtipeale järgneva 4 aasta poliitilised otsused võivad sõltuda väga-väga vähesest häälte arvudest, eriti siin omavalitsustes maal, linnas, kus milline nii-öelda poliitiline koalitsioon kokku tekib, võib tähendada 1-2 volikogu koha arvust ja me räägime väga väikestest häältest ja kui meil on võimalik reaalselt tuua juurde süsteemi uusi hääletajaid, tagada see, et hääletajad oleksid järjepidevalt tulevikus olemas, siis sinna panna hinnalipikut, mina see kindlasti ei oleks, et see on pigem kommentaarina. Mõttes selle üle, et kui neid e-valimisi, e-hääletamist hakati tegema, siis oli igasuguseid selliseid lootusi ja arvamusi, et vot kus nüüd kõik hakkavad hääletama, et nüüd siis väravad lähevad valla ja et õudselt saame korraliku siukse aktiivsuse. Kas seda on tegelikkuses juhtunud või seda ei ole juhtunud ja sellest tulenevalt, kas me võime loota, et see M-hääletus kuidagi, tõesti jälle nüüd uued loomad pääsevad karjamaale? Õbe kuulda kindlasti ei ole, e-valimised, kui tulid, lootus oli tegelikult valimisosalust, ma ütleks, et ei suurendanud. Kui siis, see on natuke keeruline metodoloogiliselt kindlaks teha, on mingid hinnangud seal ka mingi paari protsendipunkti juures, aga selle üle saab vaielda, et see nii lihtne kindlaks teha ei ole. Ma arvan, et see M-valimistega saab sama teema olema, aga mida see tegelikult ju tähendab, et ega seda ei tehta sellepärast, et nii-öelda because we can, et tõesti, et teha see veel 1 kraadi võrra mugavamaks teatud seltskonnale ja valimist peavad mugavad olema, sest mida keerulisemad on, võrdleme mingid teisi riiki, kus ma ei tea, pead nädala sees tööajast hääletama minema, valimisosalus on väga madal. Aga mida me seal ikkagi süstemaatiliselt ka näeme, et e-valijate seas näiteks Eestis on tekkinud niisugune fenomen üle selle 10 aasta nüüd juba, et inimesed, kes on korra e-hääletanud, suure tõenäosusega hääletavad uuesti, reeglina ka e-hääletavad, on ju. Ehk siis nad jäävad suuremas protsendis hääletama kui paberhääletajad, kelle igas grupis on ju inimesi, kes osadel valimistel osalevad, teistel mitte. See on süstemaatiliselt kõrgem, see pidev osalus just e-hääletajate keel, ehk siis ta kuidagi nagu hoiab inimest ilmselt selle mugavuse ja kiiruse kasutusmugavuse tõttu rohkem seal kasti juures käimas. Siin täna mingi protsent, see 2% on kogu aeg läbi käinud. Ma ei mäleta, kes selle numbri esimesena ütles. Mis number see on ja kust see tuleb?
no natukene vist olen süüdi selles siin ütlesid. mingitele numbritele otsa vaat. Ma oleks natukene konservatiivsem, aga jällegi valimisosalus on ju, kas ta tuleb tingimata sellest, see suureneb, valimisosalust mõjutavad X muid faktorid ka on ju, mis sinna juurde tulevad. Osaliselt ma arvan, et ta suurendab selle võrra, suurendada saab ta ainult siis, kui tulevad inimesed, kes muidu ei hääletanud, tulevad hääletama, seda mingil määral, ma arvan, juhtub ka selle M-valimiste tõttu. Mingis osakaalus praegused e-valijad katsetavad seda M-valimist, seda päris kindlasti. Ma pigem oleks konservatiivne, ma pakuks seal mingi 0,81% või midagi siukest, ega seda lõpuks näeb alles siis, kui see juhtub, on ju. Aga vähemalt ka mingit uudsuse efekti esialgu me tunneme ja kui see uudsuse efekt tähendab seda, et mingid inimesed lihtsalt sellepärast tulevad ja katsetavad, näevad, et töötab, jäävad hääletama, siis ma ütleks, on ka juba raha nagu täiesti kulutatud. Aga seda vist ongi ju kuratlikult keeruline hinnata, et valimised toimuvad ikkagi väga harva. Eks ütleme kord paari aasta tagant või midagi. Kord aastas, 3, 4, 5. No oota, aga ma mõtlen, et kui me saaks iga 2 kuu tagant kuskil hääle anda, et siis meil joonistuksid need mustrid võib-olla paremini välja. Et valimiste puhul aktiivsus võib mõjutada ka see, et tuli mingi uus erakond, mingi eriti hea küsimus oli üleval, keegi tegi mingi kampaania, eks ole. Väga keeruline. Ma arvan, et Lukas tahab kohe rääkida valimisest kui teenusest, mida see tegelikult tulevikus meil võimaldab. No räägi. Nii kaua anname mikrofoni järgmisele küsijale. Seal, jah. Palun, aga Lukas räägib valimisest kui teenusest ja siis on küsimus. No paljuski ei ole tegelikult minu koht rääkida, et pigem eks ole, võiks sellest Oliver ja võiks siit riigi valimisteenistus rääkida, aga mõte on selles, et kui meil see taristu juba on e-valimisteks või M-valimisteks, siis on see ühiskondlik vara, mida võiks ka muudeks asjadeks kasutada, olgu see erakondade sisevalimised, eks ole, kus ma kindlasti julgen öelda, et need tehnoloogiad, mida täna ei kasuta, ei ole nii turvalised kui see, mida me oma riiklikeks valimisteks kasutame. Meil oli just korteriühistus hääletus väga tähtsa küsimuse üle, tuli saata e-mail haldurile. Ja valiti hääletatud sai, aga see ei tundunud väga mõnus süsteem mulle. Kas või, aga kõik, mis on seal vahepeal, eks ole, et igasugused MTÜ-d, liikmeskonnad, ettevõtted, osanikud ja nii edasi. Ja kui me tuleme tagasi, kui ma tulen tagasi lugupeetud tööandja kommentaarile, et me tahame laiemalt, eks ole, valimisharjumust juurutada, see vähemalt avab meile võimalus, et me võime ka mõelda kohtadele, kus kas mitte siduvalt või isegi siduvalt konsulteerime rahvaga rohkem. Nüüd omakorda see on poliitiline küsimus, kas meil peaks olema rohkem rahvahääletusi, konsultatiivseid referendumeid. On olemas ka väga palju politoloogid ütlevad, et see on saatanast ja ohtlik, aga point on selles, et tehnoloogiliselt see loob selleks võimaluse ja see loob võimaluse ühiskonnalikuks debatiks, et me kuidagi üle aja, et meie demokraatia mudel uueneb. Ja üldiselt tehnoloogia, eks ole, üksinda ei peaks olema see põhjus millegi tegemiseks, aga patt on ka selle võimalusest mööda vaadata. Ma näed siin Riigikogu liikmed peavad olema ettevaatlikud, tuli praegu meelde, et kui e-valimised tulid, siis üks idee, mis läbi käis ka oli see, et kuna hääletada on nii lihtne, siis võiks hakata jooksvalt ka tüüpe välja arvama sealt, et teeme kord 6 kontrolli, et hääletame Riigikogust välja ja siis väike piks. Nii, sul on mikrofon, palun. Jaa, mina tahaks ka kasutusmugavuse kohta küsida, et praegu e-hääletades saab ennast tuvastada siis ID-kaardi lugeja ja ID-kaardiga või siis M-ID-ga, aga enamik nutitelefonide kasutajaid minu teada kasutab Smart ID-d, et kas siis see võimalus peaks ka lisanduma koos M-hääletamisega, Smart ID-ga end tuvastada. Praegu seda ju ei ole. Nii, SK esindajat meil laval ei ole, kas keegi oskab teine kosta Smart ID toetuseks? Ma võib-olla võin sellest taustast rääkida, ma ei tea, kui palju ma küsijale rohkem infot annan, aga Vabariigi valimiskomisjoni koosolekutel on seda Smart ID kasutamise teemat ka arutatud ja mitu korda nii Siseministeeriumi kui ka SK osalusel. Pigem on murekoht selle SK teenuse või selle Smart ID usaldusväärsus, mis on natukene väiksem, kus on võimalik võib-olla jälle läbi kellegi eraisiku selle teenuse pakkuja või siis mingi analoogse, mitte Smart ID, vaid kellegi analoogi, kes võib-olla jumal teab kust Hiinast, eks ole, mingi ettevõtja. Tema poolt tekitada neid identiteete või neid inimesi, valijaid sinna nimekirja juurde või kaotada ära, ühesõnaga see valijate nimekiri, see, kes seal hääletada tohivad, kes seal hääletavad, selle usaldusväärsus mõnevõrra langeb, mis ei tähenda, et see muutub täiesti küsitavaks ja lubamatuks, aga seal on
suuremad kahtlused kui praegu olemasolevate identimise võimaluste puhul. Nii palju kui Tartu Ülikooli eksperdid, mitte küll Mihkel, aga on teisi, keda valimiskomisjon on siin kuulanud ja küsitlenud, on arvanud siis mobiil-ID kasutajate osakaal on kuskil või nende omajate osakaal on kuskil 60% või natukene vähem, kui ma õigesti mäletan, aga ID-kaardi puhul tekib vist juurde üha laiemalt ja laiemalt see NFC võimalus, mis siis on nagu see viipemakse nende pangakaartidega, siis ID-kaardi puhul samamoodi, et paned selle sinna telefoni vastu, telefoni juurde, siis on mingi programm, mis aitab sind seda läbi tuvastada. Ma arvan, et pigem on neid riiklikke teenuseid, mis siin olemas on, mõttekam tugevdada, laiendada ja toetada, et see ei peaks olema ilmselt see argument, miks mobiiliga hääletamine ära jääb. Tagasi pöördudes saadik Keldo selle teemapüstituse juurde, siis ma arvan, et valijad pigem, nii nagu elu on senimaani näidanud, suunduvad ühelt hääletamisviisilt teisele, kui tuleb neid juurde. Et see juurde tulemine võib olla tõesti ainult ühtedeks valimisteks, kahtedeks valimisteks. Et reeglina pigem on see, kas see kampaania kuidagi kõnetab või mitte, kas need erakonnad kuidagi kõnetavad või mitte, see, mis määrab selle valimisaktiivsuse. Eesti, kus on ainus interneti hääletamise võimalus, meie valimisaktiivsus on väiksem kui mitmetes teistes Euroopa riikides, kus demokraatia on üsna sama hea toimivusega. Et sel juhul, kui me ütleme, et see ei ole mugavusteenus, vaid ainus viis, kuidas me saame valijaid rohkem valimiskasti juurde tuua, siis tekib küsimus, et aga miks siis see pabersedelitega hääletamise jaoskonnad ei ole toimiv lahendus, miks inimesed sinna ei saa minna, et kui me ütleme, et see ei ole mitte mugavuse küsimus, vaid võimaluse küsimus valida, et kas sinna ei ole piisavalt head juurdepääsu, kas need asuvad vales kohas, valel ajal avatud. Nii, kas siin oli enne käsi püsti, kes on ikkagi kiirem, see jõuab. 10 minutit on meil veel aega. Tere, mina olen Mats, täna ma olen siin kui filosoof ja ma tahaks väga oponeerida siin mitmele vaatele, mis puudutab seda mugavust. Ja ma paneks siis sükse vastuse välja, et asjad, mis on mugavad ja lihtsad, et neid tehakse võib-olla kergekäeliselt. Et näidisena näiteks on see, et kui Eestis tahad abielluda, et siis sa pead ikkagi kõigepealt avalduse sisse andma, siis pead ootama, enne kui tegelikult abielluda saab, eks. Ja samamoodi on ka lahutamisega, et kui lahutada tahad, siis kõigepealt annad avalduse sisse ja siis on sul mõtteaeg, on ju. Et riik on näinud, et mõned otsused on niivõrd kaalukad, et need peaks tegema aeganõudvaks ja võib-olla ka mõnevõrra tülikaks, et neid ei tehtaks kergekäeliselt. Et et kas äkki valimistega võiks ka olla nii, et kui see on liiga lihtne, on ju. Ja võib-olla ka ütleme see, millest Lukas räägib, et niisugune pidev kaasamine, et mul telefonist tuleb mingisugune see push notification, et vajuta nüüd siia, kas sa oled poolt või mitte. Ma tegelen samal ajal mingi muu asjaga, et kas see ei oleks siis vastuargument sellele, et mitte teha valimisi liiga mugavaks. Et inimesed võtaksid seda asja tõsisemalt ja et see ei muutuks liiga niisuguseks igapäevaseks või liiga niisuguseks tavapäraseks. Tahtsin seda enne, Mihkel, sinu käest ka muide küsida, väga hea. Jah. Ma vaidleks vastu, sest pöörame selle siis niimoodi, et ütleme, teeme valimised raskemaks kuidagi. Sa paned küll ühe reegli, aga tegelikult inimestel see raske on erinevalt raske. Näiteks riikides on kus on nädala sees vaja hääletada, mis see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et teatud seltskond, kes ei saa töölt ära minna, et hääletama minna, jääb tegelikult eemale sealt ja see on mitte juhuslik seltskond, see on inimesed, kellel on mingisugune liinitöö, mingisugused asjad on ju, ja nendel on süstemaatiliselt teistsugused mingisugused vajadused ja poliitilised hoiakud ilmselt ka, ühesõnaga tegelikult see reegel hakkab diskrimineerima mitte juhuslikult ja ma arvan, et ka kui me teeme valimisi raskemaks, mitte ei paku juurde täiendavaid võimalusi kergemini hääletada, siis tegelikult vaikimisi juhtub sama asi ja me näeme Eestis, see on igal pool täiesti tavaline, et mittevalijad on süstemaatiliselt teistsugused kui valijad. Teatud mingisugused asjaolud takistavad osadel hääletama minemast, osad paberhääletamise puhul Eestis küll nädalavahetustel ainult hääletamine töötavad nädalavahetusel, näiteks on ju eelhääletamise ajal pole võib-olla ka võimalik minna, sellepärast et jällegi samamoodi töö näiteks segab. Interneti teel hääletamine võimaldab neil osaleda, ehk siis ma ütleks pigem see argument on see, et igasuguseid võimalusi juurde tuua just selleks, et tagada, et kõikidel, kellel on soov, oleks võimalus
sest raskemini hääletamine tähendab, et kellelgi lõikame võimalust ära tegelikult. Olgu, nii, seal nurgas on küsimus, jah? Sa olid teine. Nii, aitäh. Üks kommentaar, üks küsimus. Et kommentaariks siis, kuna see on räägitud, kas 1% on seda väärt, et on lihtsalt näite aasta 2000 Floridas Bush versus Al Gore vahe oli 537 häält. Ehk siis USA valimismaatriksi või arvudest võrreldes oli 0,009%. Et selles mõttes 2% Eestis tähendab just umbes mingi 20 000 häält umbes, et see siiski on mingisugune arveldav summa. Küsimus on selles, et siin on paneel jaguneb nagu kahte poole, et siin on nagu pessimistid turvalisuse alusel, kes on mingid muud argumendid, ja siis on sellised optimistid, kes on sellised tehnoloogia kasutaja mugavuse poolelt. Ma pigem tahaks küsida siis VVK esindaja käest, mis need eeltingimused siis peaksid olema täidetud, et VVK otsustaks siis kas siis see aasta, järgmine aasta, et siis näiteks RK23 valimistel kasutab M-valimisi või siis 24 valimistel. Aitäh. Jah, kas selline nimekiri on olemas, kus saab teha linnukesi? Ei, meil siukest linnukestega nimekiri olemas ei ole, et nüüd on ammendavalt kõik kirjas. Nagu ma enne ütlesin, siis eelkõige on valimised selline mitte ainult enamusotsustuse põhjal, et enamus otsustab, nüüd on valimised legitiimsed, vaid see peab olema kogu ühiskonda hõlmav selleks, et seda valimistulemust peaks usaldusväärseks ikkagi väga suur osa ühiskonnast, et ei arvatakse, et see Riigikogu on mingi tühitähi, et jõud ja võim on minu käes, sellepärast et ma usaldan ainult iseennast. Et see eelkõige hõlmab sellist erakondade vahelist konsensust selles süsteemis, mida me kasutame. Et kui on ikkagi kolmandik või rohkem või veerand isegi erakondadest või nende toetajatest peab sellist valimissüsteemi ebausaldusväärseks, siis sellele rohelist teed anda on väga keeruline, ilma et me kujutaks ette, et me jõuame olukorda, kus peetakse valimisi kuidagi ette ära otsustatuks kellegi nišitooteks, ütleme, mitte kogu ühiskonda hõlmavaks. Tehnoloogilise poole pealt on neid riske siin loetletud, täna on 2 kõige olulisemat vähemalt neist läbi käinud, mis puudutab seda vaadeldavust ja nende Apple'i ja Google'i, Microsofti toiminguid kogu selles protsessis ja seda oma hääle kontrollimist QR-koodiga või mingisugusel muul viisil, et need on need peamised kitsaskohad. Loomulikult see on teatud määral selline ühiskonna otsustuse küsimus, kui palju neid riske me aktsepteerime, kui laialdaselt me oleme nõus sellega, et M-hääletamise tulemused tunnistatakse kehtetuks või M-hääletamine poole hääletamise peal peatatakse, sellepärast et me oleme seal leidnud riske, mis on suuremad, nii nagu Tarvi ütles, seal on terve rida muid riske, mis on võib-olla üsna samalaadsed ülejäänud e-hääletamisega, aga selle võrra lihtsalt protsentuaalselt suuremad. Et seni oleme õnnelikult elanud, et e-hääletamise puhul ei ole kordagi seda olukorda tekkinud, kus inimene peab uuesti piltlikult öeldes sinna valimiskasti juurde minema või uuesti e-hääletama hakkama. M-hääletamise puhul see tõenäosus lihtsalt suureneb, et see ei ole hea väljavaade, aga teatud määral me võime seda aktsepteerida selle mugavuse nimel. Sa oled täna vist minu meelest juba teist korda mainisid seda, et sinu arvates kui me teeme selle muudatused, siis see peaks olema väga laialt ühiskonnas aktsepteeritud, eks millest ma loogiliselt järeldan, et see peab olema väga laialt Riigikogus aktsepteeritud, Riigikogu esindab ühiskonda. Kas oled sa seda konkreetsemalt sõnatud, mis see tähendab? Kas see on 100% Riigikogu häältest või iga fraktsiooni allkiri või mis see tähendab? Rahvusvahelised standardid ütlevad, soovitused ütlevad, et sellised põhimõttelised küsimused valimiste korralduses peaksid olema tehtud konsensuse või vähemalt väga laia toetuse põhjal. Nii üldiselt need ongi. Ja kui me leiame mingisuguse ühe väikse erakonna, kes on sellele vastu, torpedeerib seda lahendust, siis võib-olla kogu ülejäänud ühiskond aktsepteerib, eks ole, siis me võime sellega leppida ja niimoodi edasi elada, et me loomulikult peame veenma iga ühiskonna liiget, et see asi toimib õigesti ja ausalt. Et siin ka mingit kindlat numbrit ees ei ole ja valimiskomisjonil 7 liiget
osad neist arvavad, et see vajab Riigikogu otsust, osad arvavad, et ei vaja, lõpuks sõltub see ka nendest tehnilistest lahendustest, mis me selle QR-koodi lugemise asemele pakume, et kui me suudame leida head tehnilised lahendused, siis mina arvan isiklikult, et seda saab otsustada lõpuks ka valimiskomisjon, ilma et oleks Riigikogu otsus seal taga. See ei pruugi olla sugugi mitte sama arvamus kõigil valimiskomisjoni liikmetel, nagu senini on elu näidanud, ikkagi läbiarutamise küsimus. Aga kui mõni üks või kaks suuremat Riigikogu fraktsiooni on selle vastu, siis on vist väga keeruline valimiskomisjonil öelda, ei, me teeme ikka. Küsitav ja kaheldav kindlasti, jah. Võib-olla lihtsalt, eks ole, õnneks on meil ka seadused, mis seda reguleerivad ja on mingid küsimused, mis teoreetiliselt nõuavad seaduse muudatust, sõltuvad tehnilisest lahendusest, sel juhul mõistagi Riigikogu otsustabki seadusandjana, aga võib-olla natuke me ei ole lõpuni ära lahendanud seda, kas see on põhimõtteline valimiste muudatus või see on pigem tehniline muudatus. Ja mina ikkagi arutelu algul esitasin väite, et olemuslikult hüpe macOS-ist iOS-i ei erine sellest, kui me lähme, ma ei tea, macOS 10-st macOS 11-le. Ja võib-olla mu küsimus olekski selles, vastuküsimus. Meil on olnud olukordi viimase 10 aasta jooksul, kus üks või teine erakond kahtleb e-valimiste turvalisuses mingiks ajaks, eks ole. Keskerakond mõneks ajaks kahtles selles, siis muutis jälle hoiakut. EKRE on kahelnud, aga samas EKRE on ka valitsuses olnud. EKRE minister on tellinud valimiste turvalisuse auditi ja ma isegi tahaks loota, et selle tulemusena võib-olla nad hakkavad ka rohkem uskuma nende turvalisusesse. Me kindlasti ei ole ära jätnud valimisi, e-valimisi selle tõttu, et üks erakond on kahelnud. Et me ikka natuke võib-olla küsiks selle küsimuse, mida just esitati Martini poolt uuesti, et mis see lävend ikka täpselt on, et mis teeb selle mineku iOS-i või Androidi peale nii eriliseks sellest, kui me lähme ühest Windowsi versioonist teise peale. Et kus on see vahe? Sest me ei ole nagu teiste tehniliste e-valimiste muudatuste puhul esitan selle eelduse, et see peab nüüd uut laiapõhjalist konsensust nõudma peale selle laiapõhjalise konsensuse, mille me juba, eks ole, 17 aastat tagasi saavutasime, et meil on e-valimised. Lõppkokkuvõttes otsustuse teevad 7 valimiskomisjoni liiget, eks ole. Kõigi nimel mina rääkida ei saa, lõpuks on see siseveendumuse küsimus, aga see on lõpuks ikkagi see riskide kogum, mis seda mõjutab, eks ole, et see hääle kontrollimine, kui suur on see osakaal ühiskonnast, kellel on vähemalt 2 erinevat nutiseadet kasutada. Lukasel on, minul ei ole, IT-inimestel võib-olla ka, eks ole on, aga kas see hõlmab kõiki laiu ühiskonnagruppe, et vanemaealised, puudega inimesed, noored, keskealised, töötajad, ettevõtjad, palgatöölised, et kas see on läbilõige ühiskonnast, kes seda kasutada saab. Ja mis puudutab seda vaatlemist, siis et kogu see protsess peab kindlasti olema lõpuni vaadeldav, see on ka seaduse nõue, mitte ainult mingite rahvusvaheliste heade tavade nõue, vaid seaduse nõue, et vaatleja peab saama kõiki neid toiminguid, kõiki neid kohti seal vaadelda, et kui meil on seal Google'il või Apple'il on kasutaja jaoks on seadmes näha üks pood, siis tegelikkuses elus on neid servereid, kus need äpid üleval on ilmselt ikkagi väga palju rohkem, eks seal sõltub maailmajaost, riigist, piirkonnast, et see inimfaktor seal taga, kes mida üles paneb, kas me suudame nagu jooksvalt kõiki neid servereid kontrollida, et seal on õiged asjad üleval. See on lihtsalt sedavõrd palju suurem, et see riskide kogum on lõpuks see, mis määrab, mitte see, et me teeme 1, 2, 3 linnukese ära. Nii, meil oli seal küsimus ja siis on meie aeg läbi. Teised võivad tulla pärast siia lava ümber küsida. olen Mark Arula. Mul küsimus võib-olla sobibki siia lõppu, et kujutame ennast 10 aasta pärast tulevikku. Kas me siis räägime veel mingitest M-hääletamistest, E-hääletamistest ja millestki sellisest?
et mis vahepeal ära kaob, mis siin vahepeal juhtub. Võib-olla selline kauge tuleviku ettekujutamine aitab täna mingisuguseid otsuseid teha, et rääkida sellest, et kas mobiiltelefon või mobiilseade või mis seade või mis siin vahepeal juhtub. Mis te arvate? Tahaks istuda teiega siin augustis 2032 ja arutada ajuimplantaadi teel hääletamise plusse ja miinuseid, aga võib-olla keegi, kes tahab ulmet lahata. Selles mõttes, et ilmselge on see, et faksi teel hääletamist me tagasi ei too ja neid kirjatuvisi me ka tagasi ei too. Kuhu tulevik viib, ilmselt keegi ei tea, et on siin ülemaailmselt tuntud ekspert arvanud, et 10 aasta pärast me keegi ei kasuta mingisuguseid nutiseadmeid, et see on siis juba täiesti out ja täielik minevik, et ei tea. Hea, Tarvi. Mina tahaks loota, et me 10 aasta pärast niisugust ebaturvalist valimisviisi nagu paberil hääletamine ei kasuta enam. Ma tahtsin täitsa lõpuks lõpetada ka, Tarvi, sinuga, et me saime siin Oliveri siin kõvasti nagu urgitseda Oliveri kallal. Kas sul on see nimekiri, et no mis siis peab juhtuma, et need tuleksid, eks? Aga ma küsin nüüd selle lõpuks sinu jaoks ka, et kas sul on oma, ma ei tea, paberil, arvutis või mõttes mingi nimekiri, et mis peaks juhtuma, et noh, sa istuksid ja ütleksid, kuulge okei, et tegelikult no, niimoodi saab teha küll. Jah, 2 asja, me oleme päev otsa rääkinud. Nii, võtame kokku äkki. Palun. Kontroll, hääle kohale jõudmise kontroll ja valijarakenduse levitamine. Okay. Kui need praegusel, need on problemaatiliselt, lahendust ei paista. Vähemasti mitte sellist, mis sulle tundub. Udu käib lihtsalt praegu, lahendust ei paista, mingid niimoodi. Ja kui me nendega laivi läheks, nende probleemidega, see tähendab valimiste turvalisuse langust. Ja seda ei tohiks teha, vähemalt rahu ajal. Selge. Me ei saa siit edasi minna, sest vastasel juhul tähendab, et me alustaks kogu selle vestlusega uuesti. Aga ma arvan, et see on väga hea koht, kus lõpetada. Aitäh kõigile panelistidele, aitäh suurepärasele publikule ja eks me siis näeme, kuidas me hääletame varsti.